Nii kui arvuti saab korda. Ma alustan siis, et mul on väga hea meel täna siin olla ja kõigepealt soovin palju õnne siis jubilarile. Ja mina räägin suhteliselt lihtsamast, väga keerulisest teemast tegelikult, mis on siis see, mis annab alust nii ajaloole, haridusele kui ka siis tehnoloogiale ja tootmisele. Vaatan, kas ma saan selle suuremaks panna. Nii. Ahah, sama nali. Ma proovin selle nüüd üle kavaldada. Okei. Äkki õnnestub. Ja räägin siis piimast endast toidu vaates. Et minul nii uhke lugu kindlasti ei ole. Kes ma olen? Tulen sellisest instituudist nagu Tallinna Tehnikaülikooli Keemia- ja Biotehnoloogia instituut praegu ja meil on seal 3 õppekava, rakenduskeemia, geenitehnoloogia ja toidutehnoloogia. Et mina olen siis toidutehnoloogia osakonnast. Ja kui ma mõtlesin, siis tegelikult olen ma seotud küll piima ja piimandusega omamoodi, et mul ei ole küll suguvõsas, ma ei tea, ühtegi juustumeistrit, aga ma olen lapsest peale saanud naabrite käest toorpiima, toonud igal suvel ja joonud ja lapsena ka vanaema käest juba mina sain selle esimese sossupipi siis. Ja mida ma siis õppisin toidutehnoloogiat Tehnikaülikoolis, mis alguses oli veel Polütehniline instituut, lõputööd ja magistritööd kõik on olnud piimast ja juustust ja piimhappebakteritest. Ja praegu töötan siis vanemteadurina ja õpetan mikrobioloogia praktikume ja piimatehnoloogiat. See ei ole küll nii suur ja uhke, nagu on Tartus Maaülikoolis. Nii, aga piima juurde tulles. See on tõesti üks väga imeline, eriline toit. Võiks öelda, see on üks väheseid, mida loodus loob ära söömiseks. Võib-olla võrreldav võiks olla muna oma koostise poolest. Mesi on ka söömiseks, aga meie jaoks ei sobi, sest see ei ole terviktoit selles mõttes. Aga piim annab meile nii vedelikku toitained organismi ehitamiseks ja säilitamiseks, samuti energia ja kaitse haiguste vastu, et kui mõelda, kellele see on toodetud esimeses järjekorras, siis järeltulijale. Ja see, millest piim koosneb, me räägime siin mingitest lühikestest nimekirjadest, 10, võib-olla 100 ühendid on tegelikult üle loetud kuni 100 000 isegi. Need asjad on nii keerulised, et neist tihti ei räägitagi, sest see vajab süvenemist. Piim on siis ühtaegu nii universaalne toit kui ka väga unikaalne, arvestades, et rinnapiim kohaneb iga imiku vajadusega ja erineb ka igal emal. Ja nii mõeldes on lehm üks parimaid tooraine väärindajaid tegelikult, et ta sööb, eks ole, tselluloosirikast biomassi ja võib süüa ka põllumajandusjääke ja väärindab selle niivõrd väärtuslikuks toiduks. See on siis tasakaalustatud, ta ei ole lihtne toitainete segu, et me paneme kokku valgutrasvad, süsivesikud ja teeme piima järgi, see ei ole võimalik, sest ta on struktureeritud väga täpselt. Tänu sellele ta on hästi omastuv, tal on funktsioonid ja enamik mikrotoitaineid on seotud siis makrotoitainete külge, et kui meil on valgud ja rasvad tervikuna, siis paljude väikeste asjade pärast ei pea enam muretsema. Nii, ja lisaks sellele muidugi, mis ma ei räägi, on tehnoloogia, mida me kõike saame piimast teha tänu sellele, et ta nii rikas on, et väga-väga erinevaid tooteid, me ei saa ühestki teisest toorainest teha nii palju erinevaid toite, sealhulgas siis fermenteeritud toidud. Kõik te seda teate, aga meeldetuletuseks, mälu värskenduseks, piimas olevad komponendid esinevad siis 3 erinevas füüsikalises olekus, et on emulsioonina näiteks rasv,
suspensioonina enamus valke ja lahusena on siis kas laktoos, osa mineraale, vitamiine. Ja erinevate imetajate piimad on erineva koostisega, tulenevalt siis oludest, järeltulija kasvukiirusest ja erinevustest ja mõnedes on siis rohkem rasva ja valku, aga rinnapiimas on vähe valku, palju laktoosi. Et inimene tegelikult, valgusisaldus korreleerub kõige rohkem siis kasvukiirusega, et on sellist kiiresti kasvavad loomad, miks laboris kasvatatakse rotte ja jäneseid, et nad saavad väga kiiresti küpseks. Nii, mis siis piimas on peale vee? Et suurema osa sellest moodustab vesi, aga kuivainest siis, siin on klaasi piima kohta, aga põhimõtteliselt on laktoos, on rasv, lipiidid, on valgud, mis omakorda jagunevad, mineraalained, vitamiinid ja väga palju ühendeid, mis on pisikesed ja millest väga ei räägita, aga mida on tõesti väga palju. Peamiselt räägime lehmapiimast siis. Siin on huvitav lihtsalt võib-olla see parempoolne graafik, et kui me vaatame kuivainet, siis täispiim on väga hästi tasakaalustatud, kus me ei ole midagi ära võtnud ega juurde pannud. Et umbes kolmandik on siis rasva, valku ja süsivesikuid, et see on hea. Aga me tavaliselt ei mõtle, et kui me piima ära koorime juba, me saame lõssi, milles kuivaine sisaldus on täiesti teistsugune, et see on pool sellest või rohkem on suhkur, piimasuhkur, laktoos. Et see on kuivaine vaade siis. Muidu lõss öeldakse, et rasv on paha, sööge lõssi, aga vadakus on see laktoosisisaldus veel 70%. Lihtsalt see ei ole täielik nimekiri, mineraalid, vitamiinid, et tihtipeale võrdsustatakse piim kaltsiumiga, mis ei ole tõsi, sest piimas koguseliselt kõige rohkem on hoopis kaaliumit, mis on ka väga oluline raku osmootse rõhu hoidmisel, aga on ka tegelikult kõiki vajalikke mineraalaineid, nii rasvlahustuvaid kui vees lahustuvaid vitamiine. Ja kui nüüd vaadata vähekese teises vaates sellise graafiku pealt, et kui palju neid toitaineid on siis võrreldes meie vajadustega, siis jah, tõesti kaltsiumi vajaduse see piim meil ilusasti katab. Teine ring on siis vitamiinide kohta, et olulised vitamiinid nagu B12, B2, B7, et neil kõigil on väga olulised funktsioonid, eks ole, meie organismi erinevate süsteemide jaoks. Ja tõepoolest see kaltsiumfosfaat siis hüdroksüapatiidina on väga kaunis molekul. See on oluline, aga see ei ole nagu ainuke asi luude ja hammaste jaoks siis. Nii, hästi kiirelt püüan teha siis kõik mõned, ütleme, olulised piimakoostisosad, laktoos, piimasuhkur on diisahariid, piimale iseloomulik komponent ja miks ta on oluline? Ta on väga hea energiaallikas, aga me teame, et selleks, et laktoos imenduks, peab ta, eks ole, lagunema 2 monomeeriks, siis glükoosiks ja galaktoosiks. Ja tänu sellele ta ei tõsta veresuhkru taset nii järsult ja hüppeliselt nagu glükoos. Lisaks sellele laktoosi osmootne rõhk on väiksem, poole väiksem kui glükoosil näiteks. Et väga kaval on piima pakkida nii palju laktoosi, et me saame tegelikult poole rohkem energiat anda järeltulijale, kui me saaks seda teha siis, kui piimas oleks glükoos. Ja kolmas asi võib-olla oluline, et paljud patogeensed bakterid ei ole võimelised laktoosi lagundama ega kasutama. Et tänu sellele on ka see mastiidi oht väiksem. Nii, piimavalkudest on palju räägitud, need on täisväärtuslikud valgud, lehmapiimas siis kaseinid 80% umbes ja vadakuvalgud 20%. Nad on väga erinevad valgud, et kasein on meil tehnoloogiliselt kõige olulisem, mis annab siis selle massi, on lahustumatu valk või suspensioonina
ja pH tundlik ehk siis happetundlik, et sadeneb välja tänu sellele me saame kalgendi pH 4,6 juures. Vadakuvalgud on lahustunud valgud, ei sadene sõltuvalt happest välja. Samuti koostises on erinevused, et kui kaseiiniga on meil seotud just see kaltsium ja fosfor, millest hästi palju räägitakse, kaltsiumfosfaat sildadena, mis hoiab seda kaseiini koos, siis vadakuvalgudes seda ei ole. Vadakuvalgudes vastupidi on siis rohkem väävlit sisaldavaid aminohappeid. Ja ka temperatuuri suhtes käituvad nad erinevad, et kaseinid on termostabiilsemad ja vadakuvalgud denatureeruvad juba alates seal 50-60 kraadist. See kõik läheb siis tehnoloogiasse. Kui nüüd vaadata veel nagu toiteväärtuse koha pealt, siis nii kaseinid kui vadakuvalgud sisaldavad selliseid, valgud on aminohappete järjestused ja neis on siis teatud kohad, mis on nii-öelda bioaktiivsed peptiidid. Kui nad on valgu koostises, siis see aktiivsus ei avaldu, aga kui näiteks fermenteerimisel või mingite meetoditega lõigatakse välja need lühemad, need võivad olla ka 3 aminohappe pikkused, siis avalduvad neil nii-öelda tervist toetavad omadused. Siin on välja toodud siis mõned antimikroopsed või põletikuvastased, antioksüdantsed või siin vererõhku reguleerivad. Et see on ka üks väga huvitav ja tore omadus. Ja nüüd minu põhiteema või minu lemmik on siis piimarasv, eks ole. Et ma armastan ikka öelda niimoodi, et piimarasv ei ole ei loomne ega taimne. Et tegelikult ta on looduses täiesti isemoodi rasv ja ta on nagu kolmandat tüüpi, et mina küll ei julgeks teda liigitada loomseks rasvaks. Siis põhifunktsioonid rasval on energia andmine, aga rasvhappetel on ka palju teisi funktsioone. Ja huvitav on veel see, et piimarasva sulamistemperatuur on kehatemperatuur tegelikult, et teda oleks võimalik kasutada, kuigi rasvhappetel on väga erinevad temperatuurid. Piimarasv on siis rasvas gloobulitena, rasv vees ei lahustu, eks ole. Gloobuli sees on põhiliselt siis need nii-öelda rasvad, väga erineva pikkusega rasvhapetega ja gloobuli ümber on membraan. Ja kui ma eelmine kord käisin, see oli väga ammu siin muuseumis, ma nägin vitriinis ühte raamatut, Nikolai Kingi kirjutatud vist 38. aastal oli Dairy Milk Fat Globule Membrane. See oli raamat, mitte vihik ja ma tahaks seda väga näha. See oleks ääretult põnev, et mida tol ajal kirjutati sellest membraanist, et tänapäeva meetoditega on väga palju rohkem teada saadud kindlasti, aga see teadmine oli olemas. Rasvhappete loetelu, eks ole, piimarasv on eriline sellepärast, et seal on 4 süsinikuga kuni 24 süsinikuga kõik amploa küllastunud, küllastumata, et kõik, mis on vaja, eks ole, ei ole ühtegi teist sellist rasva. Ja kui me vaatame need küllastunud rasvhappeid, siis ei ole ka ühtegi teist sellist rasva. Piimarasv on niivõrd mitmekesine ja sellel on oma mõte, need lühikesed rasvhapped on väga hästi kasutatavad ja funktsionaalsed. Ja nüüd membraan. Membraan on imeline, see on sarnane meie kõikide raku membraanidega, aga ta on isegi veel uhkem. Kui rakumembraanid on kaksikkiht, fosfolipiidide kaksikkiht, siis rasvagloobulil on kolmikkiht. Et ta võtab selle sünteesivas rakus juba selle esimese kihi endale ümber, ta on vedelikus, eks ole, rasvakera. Ja kui ta tuleb sünteesivast rakust välja, ta võtab selle raku ka endale ümber, raku kesta. Ja seal on väga palju kaunistusi, et sellega on seotud mitmed mikroelemendid, näiteks rasvagloobuli membraani on seotud valgud, suhkrutjäägid, suhkrutega valgud ja nii edasi, et see on, sellel on mõte, aga seal on see funktsioon, kuidas seda sisemust kasutada. Nii, ja siis on uuritud, et rasvhappetel on ka väga palju funktsioone lisaks sellele, et nad annavad energiat. Tegelikult nad reguleerivad väga palju asju, ka söögiisu, põletikku, energeetilist ainevahetust, ka valkude ekspressiooni ja nii edasi, et tegelikult on seda palju.
vabandust, inglisekeelseid slaidid on mul sees, aga lihtsalt arusaamiseks, et kui paljusid süsteeme see piim tegelikult, ta mõjutab kõiki, eks ole, kui organism kasvab, kui laps võib süüa pool aastat ainult rinnapiima, siis tähendab seda, et seal on absoluutselt kõik olemas, ta ei pea isegi vett jooma, eks. Aga no põhimõtteliselt kõik süsteemid, rasvkude, lihaskude, südame, veresoonkond, aju arenguks on väga oluline piimarasv. Maks, soolestiku töö ja nii edasi, eks ole, et see on lihtsalt kujuteldamatu, et ja loomulikult bakterid, eks ole, ei saa mööda minna, et kui nüüd ajas tagasi vaadata, siis piima sisse sattus häid baktereid nii heina pealt kui lehma pealt kui süsteemist. Tänapäeval on bakterite arv väike, aga seal hulgas ei ole enam neid häid baktereid eriti palju. Aga see bakter on ka väga oluline, et kujundada seda imiku või ka meie, eks ole, seedesüsteemi ja võidelda vaenlastega. Nii. Ma nüüd proovin, kas ma saan selle käima või ei saa. Ma lihtsalt tahaks nagu näidata, et see on nii keeruline mäng, mis töötab koos, aga ma ei oska seda videot ise teha. See ei ole ka päris see, mis ma tahaks, aga... Ma küsin, kumb piim on parem 2,5 või 3,4? 3,4, see, mida on kõige vähem muudetud. Okei, ta praegu ei näita seda ja las ta siis olla. Ja nüüd ta ei lähe siit edasi ka enam. Tagasi. Mul on peaaegu läbi kõik, aga... Ettekanne uuesti siit lahtuda. Ma ei näe praegu seda noolt enam. Sarutada võiks. Ikka hea siin. Escape ka ei tööta. Nii, korras. Ühesõnaga, põhisõnum on see, et piim on tegelikult õrn, bioloogiliselt aktiivne süsteem. Mida vähem me seda töötleme, seda funktsionaalsem ta on, seda parem. Siit escape ei saa. Järgmine slaid tuleb kokkuvõtteks. Ja igasugune mehaaniline ja termiline töötlemine ikkagi paratamatult muudavad neid piima omadusi ja omastatavust. Et piimatooted on üks väärt toit, eriti ka hapendatud tooted. Kui sinna lisada veel, piimas ei ole kiudaineid meie jaoks piisavalt, kui sinna lisada see taimne pool ja natukene mingit muna või liha, siis saame me kõik asjad kätte. Nii, tänan kuulamast.